No tere täna juba teist korda. Järgmine testiauto tänasel vihmasel kolmapäeval on Dongfeng Mage. Kirjutatakse mage. Ja see nüüd on kõige puhtam sisepõlemismootori automaatkastiga Hiina linnamaastur. Siin ei ole elektrit abiks, täitsa tavaline 1,5 liitrine turboga sisepõlemismootor ja kõik. Ja loomulikult on ta ka oluliselt lihtsamas varustuses kui äsja sõidetud T5 Evo HEV. Ja on ka selle moodne, selline heledate ekraanidega keskel tohutu suur laptop lapiti maas. Sellist, hõbedast rihveldatud alumiiniumilaadset. Tagaaknast vaade on täitsa normaalne. Aga auto ise päris palju tuhandeid eelmisest Fortingust odavam, et kuskil umbes 24 000 eurot peaks olema see auto. Sõidab nii nagu nad sõidavad. See on teadlikult, et eelmine oli väga palju parem auto kui nüüd see, millega ma praegu sõidan. Et saaks ka vahest aru, aga tegelikult on ka see täiesti normaalne sõidetav, igapäeva sõidetav odava otsa auto. Kindlasti need materjalivalikud ja disainid ja asjad on kõik kehvemad kui äsja sõidetud sama korporatsiooni natukese edevamal pillil. Aga mis teha, nii on. Mingid kobineid, mitte midagi pole, võib-olla see müra on natukese sees suurem, samas on ta selline hele ja mõnus sõita. Kindlasti ei ole see sisedisain minu maitse, nagu te arvata võite, et need sellised ekraanid, aga samas ma pean ütlema, et näiteks need ekraanid ei peegelda vastu, et see hele pind, kui teistel vaatad oma nägu sealt peegelpildis, siis siin see ekraan praegu selle koha pealt on küll hea. Kindlasti see asjandus siin keskel, et siin autos praktiliselt nuppe ei ole, kõik jääb läbi selle ekraani. Minusugusele vanakooli mehele on see keeruline, aga mis teha, et see on moevärk. Samas mingid kaamerad ja asjad on kõik peal. Ei ole adaptiivset kruiskontrolli, ei ole näiteks vihmasensorit, näete siin taga täitsa tavaline peegel, ei ole vihmasensoreid. Kõik sellised asjad on puudu, kui eelmisel autol olid juhiistme massaažid, ventilatsioonid, kõik sellised imevärgid, siis siin neid loomulikult ei ole. Küll on elektriste või elektristmeed. Istme kuju on sarnane selline Porschelik, aga see kumm siin selja taga, kummine kunstnahk on libe. Ei ole sama, mis eelmisel autol, nii et need hinnavahed on ikka täitsa tuntavad. Vaatame, keerame siin nüüd ringi. Kuidas nüüd asjad toimivad. Siin keskel on selline nupp, niimoodi nüüd läks, tuli kaamera pilt, hakkab tagurdama. Jah, tal päris seda 3D autokujutist ei ole, kõik see on lihtsam. Paneme siis selle drive'i peale, nüüd peaks pilt muutuma. Nüüd hakkab ettepoole vaatama. Kuulete, ka see klõpsumine on selline totram, nii et see suunatule klõps on selline imelik. Nii et tundub nagu kõlarist tuleks, et see blõnks. Et on vahed vahel ja see on nüüd, ma arvan, et selline suhteliselt
kõige tüüpilisem Hiina moodne auto, kõige odavam otsa auto. Siin on ka tegelikult veermiku tööd on kuulda, et väiksed klõpsatused siin ees vasemal on täitsa olemas. Nii et aga 24 000 euro eest on kindlasti autot kui palju ja jälle ma pean ütlema, et näiteks kui siin tuli kunagi siin Nissan Qashqai välja, mis oli Eesti rahva lemmikauto, siis see Qashqai oli alguses ikka selgelt halvem auto kui see Dongfeng Meiji, millega ma praegu sõidan, nii et see hiinlaste turule tulemise tase on ikka väga palju parem kui oli see jaapanlaste ja koreakate oma siin sajandi vahetusel, et ei midagi ja ka rooliga on loomulikult, et siin kõik otsivad mingit sportlikust, aga keerad rooli, mõjub, auto kõigub siin, mida sa selliselt pereautolt tahad mingit sportlikkust, ta polegi selleks mõeldud, sai proovitud ka kiirust, kiirendab tegelikult uskumatult hästi selle kohta, et on automaatkast ja ainult bensiinimootor, aga kui kiirus hakkas jõudma 150-ni, siis tundus mõistlikum gaasi järgi anda ja oli nagu selline turvaline, et ka ei ole ta kindlasti sellise kiire sõidupill, et pigem ka sinna kuni 120 kilomeetrit tunnis, eks ma pärast lähen Tallinna ringteele, kus siin saab legaalselt natukese kiiremini ka sõita. Ja kokkuvõttes nüüd see neli Hiina linnamaasturit 3 päeva jooksul, pingerida, mina ütleks, et on kõige kallim ehk Forting T5 Evo HEV on selgelt kõige parem, see Lamborghini välimuse ja Porsche istmetega imelise disainiga auto sõidab ka tema disainile vastavalt üli hästi. Eile testitud MG ZS HEV oleks teine ja kolmandat kohta tegelikult ma paneks need ilma elektriabita autod ehk Dongfeng Meiji ja SMP G01 F-i nagu võrdses seisu, sellepärast et SMP selle punase disain on lihtsalt nii hea. Tema helisüsteem on kõigist kõige parem olnud, tema hind on kõige parem, aga seal oli see vanakoli automaatkast. Siin on jälle seda moodsat disaini, mis mulle isiklikult ei meeldi, samas tema mootori käigukasti töö on selgelt parem. Nii on. Tegelikult on veel mõni auto proovimata, aga ega siin väga midagi lisada ei ole, et nad on tõesti sõidetavad, et alla 30 000 eurose hinnaklassis, mida ka Forting T5 Evot saab, ilma hübriidita saab alla 30 000 ilusti kätte. Ega tema sõiduomadused või need veermiku ja loomulikult disain ei kao mitte kuskile. Nii et selline ta on ja ei ole ma selle Tesla stiili austaja kohe üldse mitte, ja näiteks siin nüüd tänasel päeval on avastanud, et siin keskkonsoolis eile oli väga mõnus siia panna telefoni. Tänastel autodel ei ole seda kuskile niimoodi panna, et sellised pehmenduse kunstnahaga kohad, kuhu panna telefon ilusti, see on siin kuskil selle ekraani taga peidus, et nüansid hakkavad täitsa rolli mängima ja selles suhtes nendel autodel on täiesti märgatavad erinevused ja võimekused, nii et igaüks peab ise minema proovima. Mina soovituse ei anna, aga Lamborghini disain
ja see, mis sealt seest sõiduomaduselt välja tuli, oli tegelikult muljet avaldav. Praegu siin 70-ga Paldiski maanteel tee on märg, tuulemühinat on kuulda, vihmakrõvinat on kuulda, et selgel, et odavam ots on odavam ots. Aga las ta olla. Aitüma, järgmise korrani.